Teine harjutus Hyrox-võistlusel on kelgu lükkamine. Kelku tuleb lükata 50 meetrit, mis on tavaliselt jaotatud 4-12,5 meetriseks rajaks. Raskus sõltub siis kategooriast. Naiste open raskus ehk siis naiste tavaraskus on 102 kilo, meeste open ehk tavaraskus ja naiste pro raskus on 152 kilo ja meeste pro on 202 kilo. Ja mis seda raskust veel raskemaks teeb, on see, et Hyroxil on suhteliselt selline kare vaip, ehk siis üldjuhul on see veits karedam kui tavalise jõusaali mingisugune roheline vaip, nii et selleks, et seda tunnet saada, peab üldjuhul jõusaalides tegelikult raskust veel juurde panema, sellepärast et vaiba tihedus muudab sama raskust tunduvalt raskemaks. Ja kelgu lükkamine tegelikult on ju väga hea harjutus jalgade treenimiseks, jalgade vastupidavuse treenimiseks, lihas vastupidavust ja muidugi jõudu ka, sõltub palju sa seda raskust sinna kelgu peale paned, siis sellest sõltub ka see, mida sa põhimõtteliselt sellega treenid, sõltuvalt sinu vormist. Ja lisaks aitab ta muidugi ka natukene võib-olla kerelihaseid ja selliseid asju ka treenida. Selle kelgu lükkamiseks on siis paar sellist põhitehnikat. Oluline ongi siis mängida ringi, sellega leida endale sobiv. Siin selle kelgu vastu toetamiseks on paar sellist erinevat tehnikat. Üks populaarsemaid on selline, kus tuled läbi selle kelgu, toetad siin käe sisemustega põhimõtteliselt siia pihta ja see aitab kehamassi natukene ettepoole lükata, mis paljude jaoks, kellel on natukene rohkem kehamassi, aitab seda kelgu lükkamist natukene lihtsamaks teha. Aga samuti võid ka niimoodi hoida või siis täiesti sirgete kätega, aga ütleme, paljude jaoks on kas see või see siuksed kaks kõige mugavamat, aga jällegist mängid ringi. Ja mis oluline on see, et sa siin hingaksid, kui sa seda lükkamist teed ja Hyroxi mõistes üritad sa võimalikult efektiivselt seda teha, ehk siis võimalikult vähe ennast väsitada. Selle jaoks üritame siis selliseid pisikesi samme teha, mitte liiga kõrgelt hoida kinni, vaid pigem natuke rohkem paralleeli ennast viia niimoodi ja siis selliste tibusammudega, sest sellised pikad sammud ilmselt väsitavad sind ära. Ja niimoodi lükkadki seda ühele poole üle joone, lähed teisele poole kelku, lükkad teisele poole ja teed, kuni on tehtud. Selline suhteliselt hea harjutus ka niisama treenimiseks tegelikult.